Tere õhtust! Need trummid mürtsusid ja tõrvikud leekisid 7. oktoobri õhtul Lõuna-Inglismaal. Lisaks erakordselt huvitavale ajaloole ja kaunile loodusele on see piirkond tuntud ka mõningate kummaliste asjaolude poolest. Siin võib kohata suhteliselt sageli, meie mõistes maausku inimesi ja näha maastikul seda, mida mitte keegi seletada ei oska. Tõusime Lõuna-Inglismaa maaliliste nõlvade kohale Shorehami lennuväljalt. Shorehami lennuvälja asub Inglismaa lõunarannikul ülikoolilinna Brightoni lähedal. Tegemist on Suurbritannia ühe vanima lennuväljaga. Helikopteri pilootiks oli James Murray. Olime võtnud helikopteri kabiinil ühe ukse eest, et oleks parem filmida ja peagi olime ligemale 300 meetri kõrgusel. Lõuna-Inglismaa see piirkond saraneb ülalt vaadates mõneti Lõuna-Eestiga. Oluline erinevus seisneb aga selles, et Lõuna-Inglismaa metsad saeti maha juba sajandeid tagasi. Lendasime üle Ida-Sussexi maakonna põldude ja karjamaade. Lendasime üle Inglismaa lõunarannikul asuva ülikoolilinna Brightoni. Muide, Brightonis leidub nii mõnigi maja, mille seintes 20. sajandi algul Kunda sadamast veetud Eesti metsade palgid. Kuurortlinna Eastbourne'i magnetiks on aga pikk mererand ja fakt, et päike näitab end siin kõige sagedamini. Suurbritannia päikesepealinnas asub ka kõrgetasemeline keelekool, kus on oma inglise keele oskust lihvinud 100 eestlased. Meie õhusõit viis mööda ka Wilmingtoni küla lähedalt. See paik Lõuna-Inglismaal on sajandeid kuulsust kogunud kui Wilmingtoni gigandi asukoht. Wilmingtoni gigant ja viljaringid Lõuna-Inglismaal. Igor Volke riigipeade avaldustest ja aastatest 2017 ja 2018. Euroopa kosmosestrateegia põhiseisukohad. Georgi kosmoseuudis. Kosmosenädal Tallinnas. Andres Jaadla pruunkarudest mõnedes Rumeenia linnades. Astronoom Edwin Hubble'i salapärane kadumine. Jätkame saadet Lõuna-Inglismaal Ida-Sussexi maakonnas. Ühele siinsele rohelise muruvaibaga kaetud mäenõlvale on keegi kunagi jäädvustanud ligemale 72 meetri kõrguse inimfiguuri kujutise. Inglastele on hiiglane tuntud kui Long Man of Wilmington. Mõlemas käes keppi hoidva inimfiguuri moodustab valgesse kaljusse uuristatud joon, mida on aegade jooksul korduvalt värskendatud. Käesoleval ajal moodustab inimfiguuri pinnasesse paigutatud kiviplaadid. Mitte keegi ei tea, kes on Windoveri mäel tõenäoliselt maailma kõige pikema inimfiguuri autor. Arheoloogide viimased põhjalikud uuringud toimusid siin aastal 2003. Siis jõuti järeldusele, et tõenäoliselt pärineb inimfiguur 16. sajandist. Mitmel aastal on Wilmingtoni gigandi lähedale põldudele ilmunud ka keerulise mustriga viljaringid. Me oleme Inglismaa lõunarannikul siin selle väga kauni mere ääres ja Inglismaa lõunarannik on millegipärast üks neid kohti maailmas, no vähemalt Euroopas, kus asuvatele põldudele millegipärast tekivad viljaringid eriti sageli. Ja järgnevatel minutitel me püüamegi teha kokkuvõtte, missugune on olnud
nõnda nimetatud viljaringide saak käesoleval 2017. aastal. Eelmises saates alustasime maailma nimega kuulsuste meenutamist, kes on öelnud midagi huvitavat ja põnevat inimkonna suhetest maaväliste tsivilisatsioonidega. Täna keskendume Igor Volkabiga Venemaal tehtud avaldustele. Ja Venemaa on teinud muidugi vägagi, võiks öelda skandaalseid, julgeid ja tublisi avaldusi peaministri Medvedevi postil oleku ajal ja Mis ta Davosis. Ta ütles selgelt, et Vene presidendile postile astudes antakse üle failid ja kohvrid koos tuumakohvriga, mis sisaldavad siis täiendavat informatsiooni maavälise mõistuse tegevusest planeedil ja Venemaal. Seda on lihtne ja on pööratud kui peaministri naljaks, kuid nad on ikka eriskummalised naljamehed. Ma mõtlen siin Bill Clintonit, Medvedevit, Ronald Reaganit, kes läbi lillede on kõik vihjanud ja viidanud maavälise mõistuse olemasolule ja selle võimalikule mõjule meie tuleviku arengus. Tähelepanuväärne on ka see, et telekanalitesse jõuab üha uusi sarju ja kinodesse üha uusi filme, kus peamiseks teemaks on inimkonna võimalikud suhted meist oluliselt enam arenenud tsivilisatsioonidega. Mõtlema panev on ka eelmises saates kõlanud Briti füüsiku, matemaatiku ja kosmoloogi Stephen Hawkingu arutlus, et tõenäoliselt on olemas ka maailmaruumis tsivilisatsioone, kelle areng on kestnud juba miljardeid aastaid, mitte miljoneid, vaid miljardeid aastaid kestnud areng võib olla toimunud mõnede tsivilisatsioonide puhul. Seetõttu võidaksegi meile vaadata nii, nagu meie vaatame baktereid. Võimalik, et oleme alles inimese arukaks olendiks kujunemise pika teekonna alguses. Filmiloomingute kaudu ma tuletan meelde siin seriaale X-Files, ma tuletan meelde X-Files muuseas puudutab ju seda nii-öelda salastamismehhanismi, mingi mõistatuslikud suitsetavad mehed, kes teavad informatsiooni, hoiavad enda käes. Need on selged vihjed sellele sõjatööstuskompleksile, mille eest ju hoiatas Ameerika Ühendriikide sõjajärgne president. Ja siis Taken sari, Dark Skies sari, terve rida avalikkusele ja nii-öelda uuele põlvkonnale, noortele adresseeritud tooted ja filmilooming käsitleb vähe sellest, et ta on hästi müüv, on ta ka silmaringi laiendav. Ma meenutan viimast Marslase filmi, kus lausa programmeeritakse uut põlvkonda tegema neid mehiseid samme ja liikuma Marsi suunas, saama ise maailmaruumi olenditeks. Küll me mõistame siis paremini ka teise mõistuse võimalikke samme meie suunas. Aastaid 2017 ja 2018 on mitmesugustes tekstides peetud märgilise tähtsusega aastateks. Mis siis peaks nendel aastatel muutuma näiteks
inimkonna suhetes maaväliste tsivilisatsioonidega. Kas me saame teada näiteks midagi sellist, mis juba mõnda aega toimub, kuid millest pole millegipärast veel meile avalikult räägitud? Olen kuulnud niisuguseid näitajaid, et 2017-18 on antud termin, kus planeedil peaks olema valmistatud ette siis nii-öelda rahulik, pehme maandumine sellele informatsioonile, millisele, et maaväline mõistus eksisteerib, et ta on kõrgemal tasemel, kui me oleme siiamaani kujutanud ette ja et nendega varjatud koostöö toimib. Elame näeme, vaatame, mida toovad järele jäänud 2 kuud aastast 2017 ja mis hakkab juhtuma aastal 2018. Selle teema lõpetuseks juhin teie tähelepanu veel asjaolule, et mais 2017 esilenastus Londonis tuntud režissööri Ridley Scotti uus film Alien Covenant. Filmi tegevus toimub aastal 2104, mil kosmoselaev Covenant suundub meie galaktika kaugemas osas asuvat planeeti uurima. Uut filmi tutvustades ütles režissöör, et olemasolevate teooriate kohaselt võib teistel planeetidel elada 100 elusolendite liike, kes on küll intelligentsed ja nutikad, kuid kes ei pruugi oma välimuselt inimesi meenutada. Uut filmi kommenteerinud teadlased on öelnud, et režissööril võib mõneski asjas isegi õigus olla. Tõeseks võib osutada näiteks kujutlus, et maavälised olendid on võimelised ehitama kosmoselaevu, millega nad saavad maailmaruumis vabalt ringi liikuda, olles sellega oma arengus inimkonnast kaugel ees. Meie planeedile saabuvatel tulnukatel võib olla relvi, mis meie jaoks on ulme. Seega ei pruugi me alati võitjaks osutuda, arutleb Ridley Scott. Tulnukafilmide tegemist alustas ta juba ligemale 40 aastat tagasi. Tänaseks on režissöör Scottil kontos 6 tulnukate teemalist mängufilmi. Neist viimane ulmefilm pealkirjaga Alien Covenant jõudis Londonis ekraanidele mais 2017. Aga nüüd, Andres, ma tahaksin tulla sellest UFO-valdkonnast tegeliku praktilise kosmose teema juurde ja seoses sellega, et sina oled Euroopa regioonide komitee raportöör Euroopa kosmosestrateegia osas. No niisugune ehtne Brüsseli sõnastuses kirja pandud lause, aga mida see tegelikult tähendab? Tegelikult tähendab see seda, et Euroopa Komisjon on siis pöördunud Euroopa Parlamendi ja teiste Euroopa institutsioonide nagu regioonide komitee ja sotsiaalmajanduskomitee poole palvega üle vaadata Euroopa kosmosestrateegia. Ja mina tõesti regioonide komitee liikmena olen siis sattunud nii-öelda Eesti väikelinna esindajana seda üle-euroopalist suurt teemat siis just arvestades kohalikku ja regionaalset tasandit nagu analüüsima. Et mul on hea meel ja mul on suur au, et mul on selle raporti koostamisel abiks siis Eesti üks juhtivamaid selle valdkonna teadlasi Anu Reinart, Tartu observatooriumi direktriis, kellega koostöös on see raport siis kokku pandud. Raport on siis see? Raport on selline dokument, mis siis 4. juulil käesoleval aastal Tallinnas toimunud Keskkonna- ja Kliimakomisjoni koosolekul heaks kiideti ja tegelikkuses on sellise suure pildi mõttes ja võib tunduda isegi naljakas, et mis on kosmosel seos tänase inimesega, siis tegelikult meie kogu tänapäeva tsivilisatsiooni tehnoloogiline areng on vahetult seotud sellega, mis toimub meie kohal kosmoses. Ja kõik need satelliittelevisioonid, GPS-id, meie mobiiltelefoni rakendused, mida meil meeldib siin näppida, kõik on absoluutselt sellega seotud ja nii-öelda on see nii-öelda suur kosmosetehnoloogia maailm ja on ka nii-öelda peale tulev uus põlvkond, nii-öelda new generation, kes nano-minisatelliidid, millega Eesti teadlased on väga silmapaistvat tööd teinud, nii et ja on Euroopas lausa regioone ja linnu ja me võime siin võib-olla isegi Eestit käsitleda regioonina tervikuna, kes on selle võtnud oma fookusesse ja tegelikult kosmosetehnoloogia on kallis,
ja eeldab ka kvalifitseeritud haritud kaadrit, keda paljud omavalitsused oma territooriumile tahaks nii-öelda asustada, nii et Euroopa omavalitsused on täna väga tihedas konkurentsivõitluses selle nimel, et saada enda piirkonda nii-öelda kosmosepiirkonnaks või kosmosetehnoloogia arendajaks, sest see valdkond areneb ikkagi tohutult. Plahvatuslikult. Jah. Meil ei ole kahjuks täna aega väga põhjalikult seda raportit käsitleda, aga kuna see dokument, mis on vähemalt 14 leheküljel, ma vaatasin, kannab pealkirja Euroopa kosmosestrateegia, siis kui väga-väga lühidalt ja kokkuvõtlikult öelda, mida see Euroopa kosmosestrateegia endast tänasel päeval kujutab? Euroopa kosmosestrateegia on raamdokument selle kohta, kuidas paremini ära kasutada Euroopa nii-öelda satelliitsüsteemi võimalusi, eelkõige Copernicuse võimalusi, kus tegelikult on võimalik kohalikul tasandil ellu viia erinevaid rakendusi, nutitehnoloogilisi rakendusi. Me teame siin, kuidas põlde juba nii-öelda põllumehed niidavad, kombainid võtavad otse satelliidiga ühendust ja kõik need piirid pannakse paika, aga neid võimalusi tegelikult on tohutult, mida pakuvad Euroopa kosmoseprogrammid, ütleme siis Copernicus ja Galileo on ju. Ja pluss veel nende andmete töötlemine ja milles ma oma raportis ka rõhutan, et ikkagi kohalikel omavalitsustel peaks olema siin roll või nii-öelda arusaamine sellest, et ka näiteks linnalahendused, targa linnalahendused, kõik need liikluse reguleerimised suuremates linnades, erinevad nii-öelda sellised targad IT nii-öelda linnatransporti või mingid muid linnalisi nii-öelda lahendusi pakkuvad asjad on kosmosetehnoloogia arengutega seoses. Tahaks rõhutada ka seda, et kosmosestrateegia tõstab esile just mikro- ja nanosatelliitide ja kogu selle teema tähtsuse, et nii-öelda äratada see uus põlvkond, vaata 60-ndatel, kui ameeriklased läksid kuule ja Gagarin lendas kosmosesse ja kosmos oli popp, kosmos oli noorte hulgas moodne. Tänapäeval, kus nii palju põnevat on inimestel, me peame seda noort põlvkonna kuidagi nagu näitame, et on võimalik. Tagasi tooma ja täna ma näen, et Tartu Ülikoolis selle S-Cube'i meeskonna näol on silmad säravad, noored teadlased toimetavad, teevad kosmose valdkonna asju ja teevad tegelikult suuri asju. See, mis Eesti praegu arendab selle S-Cube 2-ga päikesepurje katsetamist ja see võib olla täiesti tuleviku teema kogu maailma mõistes. Nii et võib-olla uued tuleviku Skype'i inimesed istuvad seal Tartu Ülikooli nii-öelda laboratooriumites ja samuti ka Tallinna Tehnikaülikool tegeleb selle valdkonnaga ja tegelikult on selle kosmosetehnoloogia arenguks ka võimalik omavalitsustel, ettevõtjatel, start-upidel leida täna ka Euroopas väga tugevat toetust, et see võib-olla on ka kuvand, mis liitub meie võib-olla IT-riigiga, et see strateegia arendamine on ülioluline, et ta võib-olla on läinud välja natuke sellest, kui vanasti kosmotehnoloogia oli Prantsusmaa suurriikide selliste suurte korporatsioonide Airbusi ja nii-öelda nende põhine, siis täna on nii-öelda ka väiksemad liikmesriigid suhteliselt nagu heas mõttes agressiivselt selle turul kaasa rääkimas ja seda nii-öelda kosmosevaldkonda nagu täiendamas, aga see on tõesti 14 lehte väga kõrgetaselist tihedat teksti, nii et jõuame sellest võib-olla rääkida järgmises saates, kui see saab raport ka lõplikult vastu võetud. Tänaseks on Euroopa kosmosestrateegia Europarlamendi keskkonna, kliimamuutuste ja energeetikakomisjoni poolt kinnitatud. See on hea sissejuhatus novembris Tallinnas toimuvale Euroopa kosmosenädalale. Tallinna rahvusvaheline kosmosenädal toimub Eesti Euroopa Liidu eesistumise raames. Kosmosenädala korraldavad Riigikogu, mõned Eesti ministeeriumid ja ülikoolid. Kosmosenädalast võtavad osa mitmed Euroopa Liidu kosmosevaldkonna tipptegijad. Toimuvad kohtumised ministrite tasandil. Kosmosevaldkonnas tegutsevatele ettevõtetele jagatakse üle-euroopalisi auhindu. Tallinna kosmosenädala raames antakse ülevaade ka Euroopa kosmosestrateegia põhiseisukohtadest.
Suurt huvi võiks kosmosenädal pakkuda ka noortele, kes tahaksid oma elu siduda maailmaruumi uurimise ja lähiskosmose praktilise kasutamisega. Täiendavat infot saate aadressitel, mis jõuavad kohe teie ette ekraanile. Ühes tänase saate eelmises lõigus ütlesime, et võib-olla on inimkond alles arukaks olendiks kujunemise pika teekonna alguses. Kujutleme hetkeks, et maakera on kosmoselaev ja inimkond selle meeskond. Kas saaks pidada kosmoselaeva meeskonda normaalseks, kui nad ühel päeval oma ruumilaeva seintesse hakkaksid auke puurima? Selline tegevus võrduks kindlasti kiire ja kollektiivse enesetapuga kusagil seal kosmilistes kõrgustes. Aga põhimõtteliselt just nii käitub inimkond päevast päeva maakera elukeskkonda hävitades. Tsiteerime klassikuid. Inimkonna arutut ja isegi enesetapjalikku käitumist võib võrrelda kosmoselaeva hulluks läinud laeva seina auke puuriva ja niimoodi vältimatut dehermitiseerimist põhjustava meeskonna käitumisega, kirjutab tuntud astronoom ja astrofüüsik Jossif Shklovski. Inimene, kes ise nimetab ennast mõistuslikuks, hävitab barbaarselt biosfääri, seda, millel rajaneb inimkonna ilmumine ja milleta pole võimalik tema edasine arenemine. Meie eelmises saates oli üheks peateemaks maakera elustiku käimas olev 6. suur väljasuremise laine. Ja see teema kõnetas paljusid televaatajaid ja ma küsin, Andres, kas see teema kõnetab ka sind? Kas see, et liigid kaovad väga suure kiirusega, väidetavalt 10-20 liiki nädalas vähemalt lõpetab oma tegevuse siin maamunal. Kas see protsess on sinu jaoks mingi kuskil kaugel toimuv asi või see kuidagi puudutab sind ennast ka? Ütleme kõigepealt ma tahan tänada selle teema püstituse tõttu, sest see on tõesti selline põnev, huvitav ja ka teataval määral kurblooline. Sest ütleme võib-olla Eestis, kus me oleme harjunud liigirohkusega ja meie metsadega ja kõik see on nii tavapärane, et meil on siin karud ja hundid metsades liiguvad ringi ja ilvesed ja põdrad ja kõik see nii-öelda loomariigi mitmerohkus ja linnud, aga kui sa juba natuke liigud siit Põhja-Euroopas sinna alla lõuna poole ja ma olen ka täna Euroopa regioonide komitee kliima- ja keskkonnakomisjoni liige, siis vaadates seda, mis allpool Euroopas toimub, kus tegelikult inimtsivilisatsioon järk-järgult ja võib-olla isegi mitte endale teadvustades seda, hävitab järjest nii-öelda looduse elupaiku, kus tegelikult me arutame täna teemad, kus Ungaris on juba kadunud sisuliselt põlismetsad ja nii-öelda loomi, loomad saavad elada inimesega koos nii-öelda juba tarastatud nii-öelda parkmetsades või siis, kus näiteks Rumeenias on olukord, kus nii-öelda elukeskkondade häirimise tõttu on näiteks karud tunginud nii-öelda inimese elupaikadesse, siinsamas sa tõid näite ka Inglismaal rebased samamoodi, kus loomariigid liigid saavad rohkem toitu kätte inimasustusest kui nii-öelda oma elukeskkonnast, et kõik see tegelikult tähendab seda, et me peame väga vastutustundlikust sellesse teemasse suhtuma ka siin nagu Eestis, et hoidma seda loodust ja seda liigirohkust, mis meil on, et teinekord ka siin Eestis on tunda ju ikkagi väga selget konfliktsust, ütleme siis arendajate ja nii-öelda rohelise mõtlemisviisiga inimeste vahel, et see on suur õnn, et me saame niivõrd rikkalikus elukeskkonnas ja niivõrd rikkalikus nii-öelda loomastiku keskel, nagu kui nii võib öelda, elada. Ja see kõik on õige ja õige on ka see, et see õnn ei ole mitte meile taevast pähe kukkunud, vaid see on mitme põlvkonna Eesti looduskaitsjate, metsameeste, teadlaste ja paljude niisuguste inimeste tegevuse tulemus, mis on tohutu väärtuslik ja muutubki iga päevaga üha
üha väärtuslikumaks. Ja kui me räägime niisugustest kriisidest, mida siin Andres mainis seoses Ungariga, siis see tähendab seda, et kui hävitatakse põlismetsad, siis hävitatakse väga paljude loomaliikide ja taimeliikide elukeskkond, tema põhiline elupaik. Ja vaat see ajabki nii-öelda tasakaalu paigast ära, loomad tungivad linnadesse, sa mainisid rebaseid Inglismaal, neid on kümneid tuhandeid, neid on väga-väga paljudes linnades, kes siis hangivad toitu prügikastidest ja ma ei tea, kust veel, aga nad on nagu koduloomad seal juba, jooksevad ringi, ma olen need ise väga palju näinud ja see on väga selge signaal, et tasakaal on paigast ära, inimene on teinud midagi valesti. Ja aga täpselt sama olukord toimub ka Rumeenias, kus minu kolleegid just omavalitsuste linnade tasandil linnapead nagu tõstatasid probleemi, et on võimatu linnas elada, sest inimesed on hirmunud, kujuta ette, suured karud toimetavad prügikastides perekondadega, lükkavad neid ümber, nii-öelda saavad seal kätte kergelt toitu, on sisuliselt asustanud ja võtta seal ikka mõnesajakilone karu ja mõtta nii-öelda väiksed inimesed, lapsed, siis terved külad, väikelinnad on hirmunud nii-öelda ja kui algselt see tekitas nagu Euroopa tasandil nagu natuke võib-olla nalja või et mis siis ikka karud linnas, aga tegelikult just omavalitsuse tasandil tõstatatud teema tekitas niivõrd elava diskussiooni seal kolleegide Brüsselis, jah, et see on tegelikult tõsine probleem ja kui nagu kõige lihtsam lahendus oleks võib-olla need nii-öelda loomad hävitada, aga tegelikult on põhjus mujal. Põhjus ei ole mitte loomades, vaid põhjus on tegelikult inimkäitumises, mis on muutnud nende nii-öelda tavapärase elukeskkonda eluks võimatuks. Jätkame maakera elukeskkonna käimasoleva väidetavalt 6. väljasuremise laine kirjeldamist meie järgmises saates. Siis heidame pilgu elustiku hävimisele seal, kuhu inimsilm tavaliselt vaatama ei ulatu. Järgmises saates tutvustame teile ka Suurbritannias ilmuva ajakirja Kõik kosmosest kõige uuemad numbrid. Muuhulgas võrreldakse selles 1990. aastal maakera lähedasele orbiidile saadetud Hubble'i teleskoopi uue põlvkonna teleskoobiga NuSTAR. Lõpetame tänase saate Hubble'i teleskoobile nime andnud Ameerika astronoomi Edwin Hubble'i eluloo tutvustamisega ja tema kummalise kadumisega. Aastal 1924 kirjutas 35-aastane Hubble pöördelise tähtsusega artikli, milles näitas, et universum ei piirdu hoopiski linnuteega, vaid koosneb tohutust hulgast galaktikatest, saaruniversumitest. Hubble oli esimene astronoom, kes sai aru, et kõik tähistaevas nähtavad galaktikad eemalduvad meist. Hubble oli avastanud, et universum paisub kiiresti ja ühtmoodi igas suunas. Sellest järeldus, et maailmaruum pidi kunagi alustama paisumist mingist keskpunktist. Universumil pidi olema algus. Edwin Hubble'i vaatlused ja avastused ning Einsteini teooriad panid aluse suure paugu kontseptsioonile. Nii saigi Edwin Hubble'ist kuidagi kiiresti ja ootamatult üks 20. sajandi silmapaistvamaid astronoome. Hubble suri 64 aasta vanuselt aastal 1953. Millegipärast keeldus tema naine korraldamast avalikke matuseid ja pole siiani avalikustanud, mida ta tegi oma mehe surnukehaga. Ka täna ei teata, kuhu kadus 20. sajandi ühe suurima astronoomi põrm. Tema hing võis aga rännata kuule. Ameerika astronoom Simon Newcomb on naljatanud, et kui tõelised astronoomid surevad, siis peavad nende hinged minema kuule. Seal on vaatlustingimused kõige paremad. Pärast eelmist saadet saime toreda kirja Georgilt, kes elab Ida-Virumaal. Püüame seda teile tutvustada ja kommenteerida mõnes järgmises saates. Tänan teid vaatamast, kuulamast ja kaasa mõtlemast. Ja kui kõik läheb hästi, siis kohtume juba 2 nädala pärast. Seniks kõike head!